Kõigepealt aitäh, et mind kutsusite. No peaminister Modi ja peaminister Netanyahu on olnud juba aastaid väga lähedased ja me just nägime seda selles videos, mida te mainisite. Ja me nägime seda ka siis, kui ta viimati siin käis, umbes veebruaris. Ja peaminister Netanyahu ütles, et ta peab peaminister Modit enamaks kui sõbraks, vennaks. Ja me oleme seda näinud tema visiidi ajal, mis viis umbes 17 suure kokkuleppeni. Kaitse, tehisintellekti, veemajanduse, põllumajanduse, innovatsiooni ja tehnoloogia valdkonnas. Need kokkulepped näitasid, et see partnerlus muutub üha siipärasemaks. Ja me loodame, et vabakaubandusleping saab peagi olema loomulik samm, mis aitab kaubandust laiendada. Aga India vaatenurgast on Iisraelil meie välispoliitikas väga eriline koht, sest paljud indialased näevad seda riiki kui edukalt ennast ülemaailmseks innovatsiooni, tehnoloogia ja vastupidavuse keskuseks muutnud riiki. Ja Iisraeli saavutused idufirmade ja põllumajanduse valdkonnas on pälvinud märkimisväärset imetlust. Mõlemad oleme tsivilisatsioonilised riigid ning avalik arvamus näitab, et see suhe kasvab üha tugevamaks ja seda juhib väga tugev inimestevaheline side. Igal aastal külastavad tuhanded iisraelased Indiat, keda tõmbab selle kultuur, vaimsus ja ajaloolised sidemed. Samal ajal kui jooga on Iisraelis muutunud väga populaarseks kultuuriliseks sillaks. Seega on olemas sügav ajalooline alus, kuna India on üks väheseid riike, kus juudi kogukonnad elasid sajandeid ilma tavakiusamiseta. Nii et see suhe, nagu te ütlete, on piirideta. Ainult taevas on piiriks. On hämmastav näha selle suhte kasvu. Rat Ranade, mind huvitab, kuidas konflikt Iraaniga on mõjutanud Indiat. Alles hiljuti hukkus mitu India meremeest USA rünnakust tankerile. See on pälvinud üsna suurt tähelepanu. Kuidas on Indias sellele juhtumile reageeritud? Kas see on toonud kaasa sisekriitikat India tihedate suhete suhtes Iisraeli või isegi Ameerika Ühendriikidega? See on tõsi, see on väga keeruline olukord, milles olla. Me nägime, et 3 India meremehe surm Omaani lahes on eelkõige inimtragöödia. Ja raportite kohaselt sihtisid Ameerika Ühendriigid seda laeva, kuna kahtlustati, et see oli seotud Iraani naftatranspordiga, mis oli USA sanktsioonide rikkumine. Siiski on asjaolu, et India tsiviilmeeskonna liikmed kaotasid oma elu, mõistetavalt põhjustanud Indias suurt muret ja leina. Ja India vastus on olnud kindel, kuid samas kaalutletud, sest riik esitas ametliku diplomaatilise protesti ja rõhutas, et tsiviilmeremehed ei tohiks saada suurte geopoliitiliste vastasseisude kaasnemaks ohvriks. Valitsus on samuti kutsunud üles vaoshoitusele kaubalaevanduse marsruutide kaitsmisel, mis on üliolulised ülemaailmse kaubanduse ja energiajulgeoleku jaoks. Kuid laiemalt toob see juhtum esile korduva väljakutse Indiale, sest Pärsia lahe piirkond on Indiale väga oluline energiavarustuskindluse, kaubanduse ja välismaal töötava tööjõu seisukohalt. Eriti suur osa Indiasse tehtavatest rahaülekannetest tuleb Pärsia lahe riikidest. Suur osa elanikkonnast töötab just seal. Ja kui Iraan ründas isegi viimase sõja ajal, muutus see Indiale probleemiks. Sest hoolimata sellest, et Indial on Iraaniga head suhted, rünnati otseselt linnu, kus elasid India tsiviilisikud. Seega on see keeruline väljakutse India välispoliitikale, mis lähtub mitmesuunalisest joondumisest. Aga ma ei usu, et see konkreetne juhtum toob kaasa mingeid suuri muudatusi India välispoliitikas. Aga see on selge meeldetuletus, et Lääne-Aasias toimuv konflikt, mis on India jaoks väga oluline, mõjutab siiski ka Indiat. See on kindlasti keeruline tasakaalustamise ülesanne, mida India peab täitma, hoides tugevaid suhteid Iisraeliga, kuid säilitades samal ajal sidemed Iraani, Araabia riikide ja Pärsia lahe piirkonnaga. Kuidas see tasakaalustamine on praktikas välja näinud? India ja Lääne-Aasia poliitikat on alati iseloomustanud see tasakaal, ning see kriis on muutud tasakaalustamise keerulisemaks, kuid mitte põhimõtteliselt väga erinevaks. Ühelt poolt oleme näinud India süvenevaid strateegilisi sidemeid Iisraeliga. 2 päeva enne sõja algust Iraaniga viibis peaminister Modi Iisraelis ja tehnoloogilises koostöös on olnud suuri erinevusi isegi Ameerika Ühendriikidega. Ameerika Ühendriikides on nii ilmselged strateegilised partnerid. Teiselt poolt on Iraan endiselt oluline riik ühenduvusprojektide ja energiaalaste kaalutluste jaoks, samal ajal kui Pärsia lahe riigid on kaubanduse, investeeringute ja suure India diasporaa tõttu väga olulised. Nii muutub Indial keeruliseks kõigi nende suhetega tegelemine. Nagu ma selgitasin, järgime me mitmesuunalise joondumise teooriat. Ja see olukord muudab asja lihtsalt keerulisemaks, sest osapoolte vahelised pinged kattuvad omavahel, mitte ei ole eraldiseisvad kriisid. See vähendab India manöövetamisruumi ja suurendab iga avaliku avalduse diplomaatilist tundlikkust.
ja Indias on ka suur šiiade elanikkond, kes jälgib Iraanis võimul olevat režiimi väga tähelepanelikult. See muudab kõige säilitamise väga keeruliseks. Seetõttu oli India üks esimesi riike, kes kutsus üles pingete leevendamisele ja tsiviilisikute kaitsele. Kindlasti keeruline valik, kui piirkonnas on nii palju väljakutseid. Ranadeep Chakraborty, tore, et oled meiega i24 News Englishi eetris, et rääkida lähemalt India vaatenurgast.